1950. Eestlased tegid revolutsiooni terves Nõukogude Liidu juustutööstuses. Kvaliteedi parandamise eesmärgil töötati Vändra meiereis 1956. aastal välja uus juustu valmistamise tehnoloogia. See võeti hiljem üleliiduliselt ka teistes liiduvabariikides kasutusele. Tegemist oli juustu valmimist kiirendava meetodiga. Eesti autorite leiutis seisnes juustupiimale biopreparaadi lisamises. Nii valmis juust kuni 2 korda kiiremini. Leiutise kasutamine andis suure majandusliku efekti ja võimaldas Eesti juustutööstusel samal tootmispinnal ja samade seadmetega anda tunduvalt rohkem kõrgekvaliteedilist juustutoodangut. Selle eest tuleb tänada Eesti juustu isa Urmas Altmerit, kes tuli 1955. aastal Vändra juustutööstusesse juustumeistriks tööle. Suuresti tänu Urmas Altmerile loodi Vändrasse juustu eksperimentaalosakond, kus töötati välja Eesti juustu valmistamise originaalne tehnoloogia. Urmas Altmeri poolt loodud originaalse tehnoloogia kohaselt tuli juustu valmistamise kiirendamiseks segada segupiimale vastavat biopreparaati. Seda tehnoloogiat hakati kasutama Eestis seni toodetud Jaroslavi juustu valmistamisel. Kuna biopreparaadi lisamine juustumassile oli revolutsiooniline, siis sai juust tema loojate rahvuse järgi uue nime – Eesti juust. 1958. aastal tunnistati Eesti juustu valmistamise tehnoloogia Nõukogude Liidu ministrite nõukogu juures asuva leiutiste ja avastuste komitee poolt leiutiseks ning selle autoritele anti tänukirjad ning maksti rahalist preemiat 10 000 rubla. 1959. aastal asuti järgmisena uuenduslikku juustu valmistamise kiirmeetodit katsetama ka Selja võitööstuses. 1960. Eesti juustu hea maitse aina levis. Sama meetodit hakati kasutama Eesti juustu tootmisel üle Eesti. 60. aastate alguses toodetakse Eesti juustu peale Vändra ja Selja veel Jõgeva, Põltsamaa, Valjala ja Koigi juustutööstustes. Biopreparaati hakati lisama ka teistele juustudele, näiteks madalama rasvasisaldusega Pärnu juustule. Et eristada õiget ja autentset Eesti juustu kõigist teistest juustudest, pandi selle pakendile 1967. aastal ilusa heledapäise Eesti tüdruku pilt. Sellest ajast peale on õige Eesti juustu pakendit ehtinud ikka ja alati just see ilus Eesti juustutüdruk. Eesti juustutüdruku välimust on aja jooksul kaasajastatud, kuid tegemist on ikka ja alati sellesama linalakaga, kes 1967. aastast saati Eesti juustu pakendit kaunistab. Kena Eesti juustutüdruku järgi tunned ka tänapäeval originaalse traditsioonilise Eesti juustu ära. 1970. Vändras valmistati ainult Eesti juustu. Seoses uue või valmistamise liini käikulaskmisega Pärnu kesktsehhis lõpetati Vändras 1977. aastal või tegemine ja keskenduti ainult Eesti juustu tootmisele, mille nõudlus järjest kasvas. 1975. aastaks toodeti Eestis juustu juba 20 piimatööstuses. 1980. Eesti juust nägi üha ilusam välja. 1980. aastal pandi tööle Paide uus juustutsehh, kus hakati Paide ja Emmentali juustu tootma. Samal ajal muutus ka traditsioonilise Eesti juustu välimus. Juba 67. aastast Eesti juustu pakendil ilutsenud Eesti juustutüdruk sai moodsama väljanägemise.